Tere, hea NutriDream tervisestuudio vaataja ja kuulaja. Oleme täna siin koos Nelli Differdiga ja ootame kõiki huvilisi kuulama meie siis sellist inspiratsioonivestlust. Ma hetkel annan pisut aega selleks, et me saaksime koguneda ja kontrollida, kas tehniliselt on meil kõik hästi. Kui te olete siin juba meid kuulamas, siis olge head, kirjutage meile chatti midagi, tervituse näiteks, ja siis ma tean ka, et meie chati funktsioon ilusti toimib, sest täna väga tahaks ka seda, et te küsiksite küsimusi Nelli käest, et millal siis veel sellist võimalust kasutada, kui mitte praegu. Mina olen Diana Sinchenko, olen NutriDreami toitumisterapeut ja projektijuht ja lasemegi siis natukese aega praegu koguneda. Ootan siis chati teie esimest tervitust ja siis ma tean, et kõik on korras ja me võime alustada. Nii. Väga hea, vaatajaid muudkui lisandub, et võib-olla siis mõned sekundid ootame veel. Ja chati funktsioon on ka väga oluline selle jaoks, et tänu sellele chatile seal me teeme täna ka loosimise, et nagu oli lubatud, väike selline üllatusloosimine tuleb tänase vestluse lõpuks. Seetõttu tahaks kindlasti olla kindel, et see chat meil toimib, et te saaksite oma soovi seal avaldada, et te tahaksite loosis osaleda. Väga hästi. Rauno tervitab meid, nii et me saame alustada. Tere Nelli! Tere! Et meie eelmised NutriDreami tervisestuudio kohtumised olnud hästi sellised tõsised ja terviseteemalised ja ma tahtsin natukene tuua sellist inspiratsiooni ja sära meie stuudiosse siin täna. Et seetõttu kutsusime sind kui sellist tõelist inspiratsiooni meil Eestis ja Nelli Differd on siis meil tuntud vehkleja. Ja väga tahaks teada, et kuidas tegelikult sinu elu välja näeb, et kuivõrd on tippsport muutnud sinu igapäeva elu, sinu harjumusi ja nii edasi. Nii et võib-olla alustamegi üleüldse sellest, et kuidas sa tippspordini ja vehklemiseni jõudsid? Jah, eks minu tee vehklemiseni on olnud üsna võib-olla loogiline, sest ma olen ju pärit Haapsalust. Ehk siis Haapsalut võiks vehklemise traditsioonide mõttes ju pidada ikkagi Eesti vehklemispealinnaks, sest sealt on tulnud ja loodetavasti tuleb ka edaspidi väga palju tublisi ja andekaid vehklejaid. Sellel suvel Haapsalu vehklemine tähistas siis ka 75. juubelit ja mul on Haapsalu vehklemisega alati, kui Haapsalu vehklemisel on juubel, siis on ka minu vehklemisel juubel. Sest kui mina olin 10-aastane ja Haapsalu vehklemine sai 50, siis minu isa ja onu, kes olid ka kunagi olnud vehklejad, käisid vehklejate kokkutulekul ja tulid sealt tagasi siis meenemedalitega. Ja mina 10-aastase tüdrukuna olin neid vaadanud ja öelnud oma vanematele, et ma tahan ka medaleid võita, ma lähen trenni. Et see oli vehklemise juurde siis sattumine, et ja sellel aastal, sügisel siis täitubki minul sellest hetkest, kui ma trenni läksin 25 aastat. Aga sport ei olnud mulle võõras, et ma tegelikult olen sündinud perre, kus ema on kehalise õpetaja ja isa lihtsalt üks suur spordifanatt. Et siis võib-olla kuidagi see üldse spordi juurde jõudmine oli ka selline asjade loomulik käik, et võib-olla teist teed oleks olnud keeruline valida. Et olen alustanud üldse 3-aastasena iluvõimlemisest, siis ujunud ema kõrvalt kergejõustikku teinud, siis ta oli kergejõustiku treener. Aga siis mu ema jäi minu väikest enda ootama ja treenerina ta enam ei tegutsenud ja siis oli vaja leida uus trenn ja nii see vehklemine siis minu teele sattus. Aga soov medaleid võita oli see, miks ma lõpuks sinna trenni läksin ja selle relva kätte võtsin. Sest ega ma enne suurt sellest vehklemisest midagi ei teadnud, et kuigi Heidi Rohi ja Kaido Kaaberma tolleaegsed vehklemise väga ikkagi tugevad tegijad Haapsalust mõlemad pärit, ma ei teadnud tegelikult, kes nad on ja mis see vehklemine üldse endast kujutab. Aga üsna ruttu sai selgeks ja hakkas meeldima. Millisel hetkel sa said aru, et sa oled võimeline millekski enamaks?
võib-olla see ka kuidagi ei tulnud otsekohe, et pigem mulle meeldis väga trennis käia, meil oli hästi selline äge trennigrupp, meid oli palju tüdrukuid. Nüüd kusjuures oligi just selles valguses, et kuna mul sai 25 aastat vehklemisse minekus täis, siis mõtlesin, et lõpuks on aeg see tüdrukute kamp uuesti kokku kutsuda ja uuesti need mõõgad ristata. Kahjuks meid väga palju kokku ei saanud, sest see etteteatamise aeg oli nii lühike, aga enamusega leidsime kontakti ja seal tuli. Kas nemad siiamaani vehklemisega mingil määral tegelevad? Ei, see jäi lapsepõlve? Pigem ja kõigi puhul jäi see lapsepõlve, et nagu riburada pidi neid hakkas sealt järjest ära kaduma, et kui me seal 10-aastastena meid tõesti oli ikka väga palju, siis kuskil 8., 9. klassis olid kõige suuremad kaod trennist ja lõpuks siis oma klassiõega, kellega ma koos siis ka trenni läksin, tema siis vehkles ka kuni 12. lõpuni, aga mina siis jäin sealt üksi edasi. Et eks nad kindlasti kaasa elavad ja pöialt hoiavad, aga... Sul oli ikka see medalisiht oli silme ees? Mul vist oli kõige suurem see medalisiht, et ma ikka tahtsin neid medaleid kõige rohkem. Millal esimene medal ära tuli, millises vanuses? Mis medal, kas on meeles? Ma tean, et mul on seal medalit ma küll ei saanud, mul on üks pilt, mis on tehtud siis aastal 2000 oktoobrikuus, järelikult ma olin 6 aega trennis umbes käinud ja meil oli siis, minu meelest see oli iga kuu ühel kolmapäeval oli meil siis selline šokolaaditurniir ja siis ma olin selle võitnud. Et sellest on pilt nagu kohe seal algusest. Ma mäletan ka oma täiesti esimest võistlust, kus me ikkagi käisime Tartus. See oli siis selle sama esimese aasta kevadel, kui me olime aasta aega trennis käinud, tegelikult enamus juba rohkem kui aasta. Aga seal mul ei läinud üldse hästi, ma sain alagrupis 1 võidu ja tegelikult ma kukkusin välja, aga minu trennikaaslane võitis, ma seda ka nii hästi mäletan, et ta sai sealt karika, mina oma medalit ei saanud. Aga millal ma oma päris esimese medali sain, ma arvan, et ma seda ei mäleta enam tõesti. Et eks ma mäletan ju neid hilisemaid ja suuremaid võite ma pidin olema, ma arvan, kuskil 14-15 aastane, sest see on umbes sellise vanuse võistlus. Soomes oli see ja ma võitsin selle ja ma sain auhinnaks MP3 mängija. See oli tol ajal ikka väga kõva sõna. Kõik poisid tahtsid minuga seda ära vahetada, aga ma ei andnud alla. Väga kihvt. Sellised võib-olla esmased mälestused. Väga äge. Kas oli tol ajal sul ka keegi selline kindel eeskuju ees, et kelle moodi sa tahtsid olla või kes sind motiveeris? Otseselt vehklejana mitte, aga üldse sportlastena mind on väga palju motiveerinud, inspireerinud Kristiina Šmigun-Vähi, sest suusatamist ikka kodus vaadati ja alati kui oli ära vaadatud see suusatamist, läksime ise suusatama ja siis mina pidin alati olema Kristiina Šmigun ja isa siis pidi olema mõni norrakas, et kas siis alguses Bente Skari või hiljem Marit Björgen, aga ma pidin alati võitma. ja üldse ma jälgisin väga palju Eesti sporti sest vanemad kodus vaatasid ja kindlasti ka Erki Nool ja Rauno Pehka on olnud sellised lemmikud. Väga kehvt. Võib-olla siis jõuamegi selliste olulisemate momentideni, et mõni selline kõige pöördelisem hetk, kas positiivses mõttes või negatiivses mõttes, et vali ise, aga mis on selline, kui üks kõige pöördelisem hetk sinu karjääris valida, siis mis see oleks? Kui väga sealt algusest jätta ikkagi kõik ära, siis pigem ma arvan, võtaks selle kõige pöördelisemaks hetkeks koroona aja, kus ma siis kõigepealt sain vigastada, murdsin ühel jalal ühe luu, siis luu paranes ära, nädal aega oli minu elus väga ilusad perioodi, kus ma arvasin, et nüüd ruttu saan hakata trenni tegema, keegi ei teadnud, mis Tokyo olümpiast üldse saab, et kas ta lükatakse edasi või jätakse ta üldse ära, aga ma lootsin ikka, et kui toimub, siis ma pean ruttu saama ennast jalgadele, aga siis selgus, et mu teise jala põlves läks üldse üks
läks kõhr katki, rebisin siis ühe tüki sealt välja ja siis selgus, et ma pean üldse minema operatsioonile ja nagunii jääb mul aastane periood vahele. Et see oli võib-olla selles mõttes hästi pöördeline hetk, et ma olin selleks ajaks saanud 30. Mõtlesin, et nagu kaua võib üldse veel sporti teha, on ju, et äkki tuleks elus midagi muud ka teha, et äkki nüüd see on see koht, kus oleks mõistlik lõpetada. Et kas see nagu märk võib olla? Jah, et äkki see on märk sellest, et noh, kauas ikka, et kuule, kas sul üks jalg võetakse alt ära ja siis võetakse teine jalg alt ära, et noh, et äkki tuleks hoopis midagi muud ikka tegema hakata. Aga jalg sai üks terveks ja siis see teine ka ikkagi paranes ja ma mõtlesin enda jaoks siis, et kui juhtub see hetk, et ma saan valuvabalt, no enam-vähemgi valuvabalt hakata vehklema, et siis nagu kingitus, see on uus võimalus. Ja kuna see hetk tuli ja selle hetkega koos kaasnesid ka see, et mu tulemused oluliselt paranesid. Ma jõudsin esimest korda maailma karikasarja kuuluval GP-etapil finaali. Ma polnud kunagi 8 hulgast edasi jõudnud. Kas võib-olla oligi seda puhkust vaja, et kuidagi koguda uut energiat? Ja kindlasti. Et selles mõttes, ega lõpuks me oleme kõik hästi targad, on ju. Ei tea, jah, tagantjärgi tarkus. Just, tagantjärgi tarkus. Aga ma arvan jah, et seda ma võin lugeda nagu selleks kõige pöördelisemaks hetkeks. Et sinnamaani kuidagi jah, nagu lootsid, et no küll tuleb, aga samas jälle jõudis kevad kätte ja ikka mitte midagi ei tulnud. Aga selles mõttes jah, et ma arvan, see on see kõige olulisem hetk. Et mul on nüüd tagantjärgi loomulikult väga hea meel, et selline asi üldse juhtus. Et võib-olla ma ei oleks muidu ka Pariisi olümpiale jõudnud. Ja nüüd järgmine siht oleks sul mis? No ma arvan, et ikka ma sinna Los Angelesse tahaks minna. Et kui mul alguses peale Pariisi tundus, et ma ei jaksa nagu pingutada sinna või kuidagi, eks sellega kaasnes selle Pariisiga ju nii palju nii häid kui halbu emotsioone ja sükest üldse emotsioonide virvarri hästi palju. Et siis, aga nüüd pigem need halvad emotsioonid hakkavad ära kaduma ja on jäänud ainult see positiivne mälestus ja ikka tahaks proovida uuesti, sest see olümpia eelmine aasta oli ikka väga vinge. Väga kihvt. Et kas treeningrutiin on sul selline igapäevaelu osa, et ikkagi igapäevaselt on treeningud ja sul on ikkagi kogu nagu selline mitu kuud ette, kõik ette planeeritud, millised su päevad välja näevad või on ikkagi natuke sellist vabadust ka, et milline see selline, ikkagi sind võib nimetada ju tippsportlaseks Eesti mõttes kindlasti, et kuidas see siis on, et tead sa täpselt, mida sa teed homme, ülehomme, kuu pärast? Eks selline kondikava loomulikult on kogu aeg olemas ja selles mõttes, et kuna ma väga suure osa oma karjäärist olen ju sporti teinud millegi muu kõrvalt, ehk siis kas kooli kõrvalt või töö kõrvalt, siis hetkel ma endiselt jälle tööl ei käi. Et kui ma korra proovisin tagasi minna peale olümpiat tööle, siis ma sain ikkagi aru, et see on natukene keeruline ikkagi, et kui tahad millelegi täielikult pühenduda, siis päris mitut vankrit vedada ei jõua. Ja selles mõttes jah, praegu elan ma sükest tippsportlase elu, ehk siis hommik algab kas siis hommiku jalutuse või hommiku võimlemisega. Mis kell sa ärkad? Ma ärkan umbes selline 7:30, et see on minu jaoks väga hea kellaaeg, kus ärgata. Jah, siis ma tavaliselt teen midagi, siis see on hommikust ja kuskil kella 10 paiku on mul hommikune treening. Kuna ma enamus aega treenin Haapsalus koos tavaliselt noorte lastega, kes käivad siis päeval koolis, siis meie vehklemistreeningud on õhtuti, aga hommikune trenn on just selline kas siis üldfüüsiline või siis treeneriga puhtalt tehnilised ja sellised taktikalised aspektid. Sa oled ju õppinud ka füsioterapeudiks, et kas sa tegeled sellega või see oli puhtalt niimoodi teadmiste mõttes? Ei, ma ikkagi peaaegu 10 aastat töötasin Läänemaa haiglas füsioterapeudina. Hetkel ma tõesti ei tööta, et lihtsalt ongi puhtalt sellepärast, et spordi kõrvalt on natukene keeruline ja kui sa tahad ikkagi täielikult pühenduda, et mulle väga see töö meeldib ja ma usun, et üks päev ma kindlasti kuskil jälle füsioterapeudina töötan, kas see on haigla, seda ma ei tea. See töö meeldib sulle? Mulle meeldib ja, et see on selline selles mõttes huvitav ja kindlasti ka
tänuväärne tegevus inimeste jaoks. Ja füsioterapeudina sa pigem oled sa kuidagi kõikide klientidega tegelenud või rohkem sportlastele ka suunanud oma selles mõttes pigem ikkagi kõigiga, et kui alati keegi ka küsib, siis ma olen öelnud, et mu vanusevahemik, kellega ma olen tegelenud, on 2 aastast 92 aastani, ehk siis põhimõtteliselt kogu elu, mis siis sinna vahele jääb. Et jah, ma päris väikseid beebisi ei ole soovinud vastu võtta, et see ei ole see kontingent, keda ma oskaks aidata. Aga pigem jah, mul töö mõttes silma paneb särama kõik sellised traumade järgne, et kui see esimene libe tuleb, siis tead, et umbes 4 nädala pärast on nad just, aga see on see osa, mis mulle meeldib, ehk sellised traumad, murrujärgsed, opijärgsed, et see on selline huvitav osa sellest. Mulle siinkohal kohe meenuvad meie eelmised vestlused eelmistes tervisestuudiote külalistega. Meil oli kohtumine füsioterapeut Priit Altiga, et vaadake kindlasti, kes pole veel seda vaadanud YouTube'is järgi, kus me rääkisimegi sellest, et enamjaolt füsioterapeudi juurde pöördutakse erinevate selliste liigeste probleemidega. Ja siis sealt kuidagi loomuliku jätkuna me jõudsime välja selleni, et miks need kukkumised ikkagi nii valusad on ja et inimeste lihased on nõrgad. Ja siis meie teises NutriDreami tervisestuudio kohtumises oli kutsutud personaaltreener Kristi Roosimägi, kes rääkis, kuivõrd oluline on lihaseid tugevdada ja treenida ükskõik, kas sa oled mees või naine või ükskõik, mis vanuses sa ka ei ole. Kas sina jõutrenni teed, Nelli? Jaa, ikka loomulikult, sest veklemises, kuna sa pead, üks asi on jah see, et lõppkokkuvõttes on vaja seal rajal vastasele pihta torgata, aga see, et kuidas sa seda teed, et sa tegelikult pead olema selleks väga vastupidav. Meie võistluspäev võib alata sul hommikul kell 7 ja lõppeda õhtul 9-10 ajal. Et pluss see, et tõesti, et need liigutused oleksid kiired, siis selleks meil tõesti on vaja lihaseid, kes seda kõike teeksid. Aga jaa, jõutreening, ma arvan, see on kõigi spordialade üks osa ja võiks olla ka kõigi inimeste päevas paar minutit selleks, et võib-olla mõned harjutused ära teha. Et liitud selle üleskutsega, et absoluutselt kõik võiksid tegelikult jõutrenni mingilgi määral teha, lihaseid tugevdada on väga oluline. Kindlasti, et see juba tuleb sellest, et me ei ole enam, me ei tee keegi nii palju füüsilist tööd, maatööd, nii nagu kunagi meie esivanemad. Et kui me vaatame enda päeva, siis me väga palju võib-olla istume või teeme selliseid kergemaid liigutusi, aga me ei liiguta väga suuri raskuseid. Et selles mõttes kerge jõutreening ja võib-olla, mis alati hirmutab inimesi, ongi see, et see on jõud, see tähendab ainult ühte võib-olla suurt kangi, on ju. Et aga jõutreeningut saab teha ka väga teistsuguste vahenditega ja kes ei taha jõusaali minna, siis selleks on ka kodused võimalused või väga paljudes linnades on ju väga ägedad ka välijõusaalid. Et kahjuks meil Haapsalus seda veel ei ole, aga loodame. Haapsalu. Et Haapsalu võtab ka ennast kokku. Ootame väga välijõusaali Haapsallu. Just. Et ennem sa rääkisid sellisest pöördelisest hetkest, aga on sul võib-olla mõnda sellist õppetundi, mida meiega jagada, mida sa oled niimoodi endale? Ma arvan, see tuleb juba, ma arvan, et kuskil vanusest ka selline 16 läksime Rootsi võistlustele, 3 tüdrukut ja siis meie treener ütleb, et võtke igaks juhuks need vehklemisasjad nagu sealt üles käsipagasisse, et ärge jätke neid sinna suurde pagasisse, et kuna sageli meie kotid on hästi suured ja need lennukitesse, nad võivad maha jääda. Et võtke üles kaasa. Ja siis mina ütlen treeneri selle peale, ma ei viitsi tassida. Ja siis, kui me sinna Rootsi jõudsime, ma õnneks küll võtsin oma asjad üles, aga minu kott oli ainus, mis maha jäi. Et võib-olla see oli selline eluõppetund, et sellest ma küll tegin seda, mida treener ütles, olin kohusetundlik, võtsin üles, aga ikkagi mu kott ei maha ja mu relvad ju tegelikult ikkagi jäid selle tõttu maha. Mis siis juhtub, kui sa jõuad võistlustele ja sul pole relva kaasas?
siis sa loodad, et keegi sulle laenab. No enamasti seda tehakse ka, aga teise relv on teise inimese oma, et meil küll need käepidemed ei ole oma käe järgi otseselt tehtud, aga igaüks nagu valib endale meeldiva, see, millega ta on harjunud. Ja miks võib-olla minu jaoks ma olen päris palju rääkinud ka erinevates ajakirjades nendest, et miks need käepidemed mulle hästi olulised on, millega mina vehklen, sest selliseid ei toodeta enam. Ja selles mõttes jah, et kui sa pead kellegi teise relva laenama, siis sa lihtsalt loodad, et see oleks võimalikult, sa leiad kuskilt kellegagi sarnasema relva. Aga see on päris ebameeldiv tunne, kui su kott maha jääb ja sa ei saa oma varustusega vehelda. Ja kusjuures sellel samal aastal, kui see esimest korda mul kott maha jäi, mul oli päris mitu võistlust, kus mul jäigi kott maha. Ja ühel võistlusel me isegi proovisime niimoodi, et äkki see treeningkaaslane, kellega ma koos läksin, et kui tema kott näiteks tuleb, et siis me vahetasime niimoodi, et üks minu relv oli tema kotis, tema üks relv oli minu kotis. Ja siis juhtus see, et need mõlemad kotid jäid maha. et eks seda juhtub, et no nüüd loomulikult me lähme natukene varem juba võistlustele kohale, aga noorteklassides sageli oligi see, et sa läksid eelmisel päeval, sest noh, sa ei tahtnud väga palju koolist puududa ja pluss see, et kui sa kuskil kauem koha peal oled, siis majutuse kulud ja kõik on suuremad, et pigem püüti nagu võimalikult soodsalt reisida. Kuivõrd olulist rolli mängib toitumine sinu elus ja sinu treeningkarjääris? Ja väga suurt rolli, et selles mõttes ma enda pealt ka juba tunnen väga palju ära seda, et kui ma võib-olla ei ole nii kohusetundlik ja kipub see toidulaud natukene mitte nii kontrollitud olema, siis ma tunnen ennast kohe ka palju kehvemini. Et tegelikult... Mis on see, mida sa kontrollid siis? Kõige suurem muutus ka, mida ma enne olümpiat veel tegin, oligi see, et ma loobusin osadest toodetest oma toidulaual, ehk siis täielikult igasugune gluteen ja laktoos olid siis need, mis lahkusid minu söögilst. Ja ma tundsin tegelikult tänu sellele ennast väga hästi. Eks ma nüüd aeg-ajalt ma ikkagi tarbin, et ma päris selline näpuga igal pool järge ei aja. Aga jah, selles mõttes ma tunnen oma enesetunde pealt ära selle, et kui ma söön hästi, siis loomulikult mu kehaline enesetunne on palju parem, mu tulemused üldiselt on paremad. Et toit mängib minu ja ma arvan kõigi inimeste elus tegelikult väga suurt rolli, lihtsalt me peame sellest aru saama. Laktoositalumatust sul otseselt ei ole diagnoositud, et see oli sinu enda selline valik, et sa sellest loobud ja et mul anti nõu, et ma võiks niimoodi proovida ja vaadata, et eks see on keeruline, sest me ju väga paljudes asjades oleme harjunud. Et minu jaoks alguses ka oli see, et ma küll enam-vähem kogu aeg jälgin, et mida ma söön, aga oligi näiteks juust, eks ju, ikka meeldiks. No ei saa see pudru sisse võid panna. Ja või ka putru piimaga teha, on ju. Et see ka kohe tähendas, ja tegelikult see tähendas juba seda, et ma ei saanud ka putru süüa, sest pudru või nagu kaerahelvestes meil on ka tegelikult gluteen sees, kui me just gluteeni vaba ei vali. Riisipuder ilma piimata ei maitse üldse nii hästi. Et see tähendas jah seda, et algust tundus, nüüd ma ei saagi mitte midagi süüa. Aga tegelikult ei ole, et sa lihtsalt harjud. Või minu jaoks võib-olla kõige suurem asi lihtsalt ka mulle meeldis võileiba sõin, sest ikka tahaks mõnikord, siis sulatatud juust, aga see asendus siis kohe hummusega ja leib asendus maisi või riisiga lettidega. Et selles mõttes see on kõik võimalik, et ta natukene lihtsalt vajab harjumist, sest inimene on suures osas lihtsalt oma harjumuste ohver. Absoluutselt. Milline sinu hommikusöök siis täna välja näeb? Praegu ma söön kogu aeg muna, sest mulle lihtsalt maitseb see igal erineval kujul. Et kui mul on olnud aastaid, ma võib-olla isegi 10 aastat, kui ma sõin järjest iga hommikul putru, sest mulle maitses see, siis nüüd kuidagi aeg-ajalt, aga pigem ise ei tee, et kui ma vanemate juures olen, siis seal tehakse putru, aga pigem mul iga hommik on muna, kas siis praetult või omletina või keedetult, et selles mõttes praegu pigem selline ja juurviljad, puuviljad kogu aeg, et see on see hetkel on ju seda ka Eestis väga palju saada,
et sellised on jah minu hommikusöögid. Kuidas magustoitudega on? Kas sa ma sööd olen midagi magusat? Muidugi, ma olen nii suur magusa sõber. Et selles mõttes ma ei ole üldse eeskujulik, ma kindlasti söön iga päev midagi magusat, sest mulle juba meeldis Kristiina Smiguni raamatus see, et nagu, mis mõte on teha nii palju trenni, kui ma ei saa süüa ära pakitäit. Minu arust tema sai vist mesikäpakomme. Aga no okei, ma pakki küll ei söö, aga selles mõttes ja ma ei ole nii tubli, et ma nüüd loobuks kõigist magustoitudest. Ei, mulle väga meeldib ise kooki küpsetada ja hea šokolaad on väga hea ja no erinevas variandis, aga ma just püüan neid nagu tasakaalus hoida, et selles mõttes ma arvan ka, et kui ennast nagu väga piirama hakata millegagi, siis see ka ei ole just jätkusuutlik. Ja, et kui sa kõik hea oma elust välja võtad, siis kust seda rõõmu saada. Just, et ma siis selles mõttes ma parem siis liigutan ennast natukene rohkem. Energiakulutus, olgem ausad, niivõrd palju suurem, et sa saad endale seda lubada, et kalorite mõttes, eks ole. Just, et selles mõttes ongi, et mõistlikult võib, ma arvan, kõike tarbida. Väga kihvt. Kas oskad jagada ka võib-olla mingit sellist kogemust, kuidas sa oled välismaal olnud võistlustel ja seal on hoopis teistsugune toitumine, et ega need tingimused on ju nii, nagu nad on ja sa pead neid aktsepteerima. Just, et selles mõttes see on hästi keeruline, et no näiteks kõige keerulisem minust Aasia, eelkõige Hiina, et kui me siin vaatame, et Hiina toit päris mõnus on ju, aeg-ajalt ikka meeldib käia Hiina toitu söömas, siis kahjuks, kui sa Hiina jõuad, siis see toit ei ole see sama Hiina toit, mida sa siin, ma ei tea, chopsticksis sööma lähed. Et see seal on ikka hoopis teine asi. Ja esimesed korrad, kui ma Hiinas käisin, siis ma sain ikka täiesti šoki, et mõtlesin nagu, mida me üldse siin sööme siis nüüd. Ja alguses võtadki ikka nii palju kaasa, kui saab võtta, sest väga liha küll ei julge nüüd seal Hiinas süüa, et ma ei tea, kelle oma see on. Kuigi ütleme viimased aastad nüüd sellel hooajal me ei käinud küll Hiinas, me jätsime selle viimase etapi vahele, aga viimased korrad meil õnneks on juba sattunud sellised euroopalikumad hotellid, kus siis pakutakse ka õhtusööke ja sealt leiad ka normaalse valiku. Aga esimene asi oli küll šokk. Teine koht on olnud minu jaoks Kuuba. Et see on samamoodi, et kui seal tundub küll, et see toit näeb nagu toidu moodi välja, siis ma küll ei tea, milles see tehtud on. Et kui me veel vahetult enne koroona algust viimast korda Kuubas käisime, läksime veel otse Houstonist, me olime kõigepealt Ameerikas laagris siis ja lendasime sealt Kuubale ja siis lõpuks, kui koju jõudsin, siis ma arvan, et kogu see toit oli jäänud sinna kõhtu seisma, sest kõigil üldse nagu punn oli ees ja midagi väga kahtlast oli see söök. Et need on jah, sellised kõige võib-olla drastilisemad näited. Et ülejäänud riikides pigem ikkagi saad hakkama ja ütleme Jaapan näiteks, Lõuna-Korea, et seal on kuidagi juba lihtsam, aga see Hiina on sealt see kõige võib-olla keerulisema toiduvalikuga. Samas näiteks puuviljad ja juurviljad on alati olemas, et midagi ikka leiad, aga siis seda enam võib-olla, kui nendesse riikidesse olen läinud ainult sellele, et nagu mis toidulisandid ma kindlasti peaks kaasa võtma, võib-olla ka näiteks, et kindlasti valk kätte saada, et siis võtadki valgupulbri kaasa, et mida muidu võib-olla alati ei võtaks. Kas näiteks probiootikume kaasa võtta selleks, et neid kõhuhädasid vältida? Ja kindlasti ja ma ei tea, kas see on müüt või mitte, aga kui ma muidu väga suur Coca-Cola jooja ei ole, siis sellistes riikides ma alati joon. See väidetavalt vastab tõele, ma olen kuulnud seda. Profülaktika mõttes lihtsalt võtadki pudeli päevas ja hoiab ära. Ei ole üldse teaduslikult tõestatud fakt, aga väga kihvt, ma kuulen päris mitmelt inimeselt, et kui sul on kõhuhädad, siis Coca-Cola on sulle abiks. Et ma ei tee praegu Coca-Colale reklaami, aga see on päris mitmele inimesele aidanud. Meil on üks kuulaja ja vaataja Einar küsib sinu käest, et kas sa siis hommikuks sööd ühte muna või mitu muna? No tavaliselt see on 2 või 3 muna. Ja munade puhul, aga mina eelistan kindlasti vabalt peetavate kanade mune. Ehk siis need, mis on mujal puuris ja õrrelt, nende kanade mune mina ei osta. Tubli ja väga hästi.
Toidulisanditest siis veel, et sa mainisid valgupulbrit, et või mõnikord on vaja niimoodi kaasa võtta, et jälgida valgu tarbimist. Sellest me rääkisime ka eelmises Tervisestuudios valgu tarbimisest, aga kas on mingisuguseid toidulisandeid veel, mida sa kas regulaarselt või teatud mingite kuuridena tarbid? No väga regulaarselt ma ikkagi võtan rauda sedasama, mis siin meie ees ka seisab. et selles suhtes see on lihtsalt minu selline geneetiline eripära, et miks minu peres siis teda piisavalt ei ole. Ja selles mõttes ma ikkagi kõigil kuudel, kui R-täht on meie kuude nimetustes sees, siis püüan D-vitamiini tarbida, et mis sest, et isegi kui ma käin vahepeal riikides, kus päikest paistab rohkem talvel kui meil siin, siis D-vitamiini tase võiks ikkagi olla enam-vähem stabiilne. Et need on sellised põhilised asjad. No, magneesiumist ma arvan, et ei saa sportlased üle ega ümber. Et see on ka üks oluline asi. Ja kuna ma ei ole väga suur kalasööja, et siis omega-3 kindlasti ka kuulub minu menüüsse, mida juurde võtta. Ja kui neid probiootikume ma ei olnud väga enne tarbinud, siis nüüd, kui Nutri-Dreami pakist ma ükskord leidsin need endal, siis neid ma olen ka nüüd ikkagi võtnud ja ma tunnen, et tõesti kõht on natuke parem. Just, et aeg-ajalt mõni probiootikumi kuur on täitsa abiks. Rauno küsib, kas Koka või Zero töötab samamoodi, pole õrna aimugi. Kas sina tead seda? Seda ma ei tea, ja ma ei tea ka, kas Koka ja Pepsi, et kas nendel ka vahet on. Ma ka ei tea. Aga ma arvan küll, et nad töötavad kõik ühtemoodi, tapavad kõik asjad ära seal. Loodame. Kui keegi meie vaatajatest oskab võib-olla oma toredat kogemust jagada, siis palun jagage, et meie jaoks on see selline teadmata müüt, kas see vastab tõele või mitte. Aga peaasi, et usud ise. Absoluutselt. Nii kaua kõik toimib, kui usud. Absoluutselt. Et nii on. Sellest rauapreparaadist siis rääkides, katsun siin ühe siis kätte võtta, et see raud, millest Nelli rääkis, on tõepoolest siis Nutri-Dreami raud, millele on lisatud C-vitamiini ja peterselli. Ja C-vitamiin aitab raual imenduda, nii et kõikidele kuulajatele, kes võib-olla ka soovivad rauda tarbida, siis kindlasti jälgida seda, et C-vitamiin oleks rauapreparaadil juures. Ja mille poolest see raud siis on hea, on see, et see on rauddiiglütsinaadi vorm, mis praeguste teadusuuringutega näitab, et on väga hea imenduvusega ning ei tekita kõhuprobleeme, ehk siis paljudel on ju rauapreparaatide võtmisel tekib kõhukinnisus. Et ma ei tea, kas sul varasemalt tarbisid, võib-olla on sul sellised olukordi olnud, et raua tarbimisel kõhukinnisuse mured? Ma ise seda ei ole täheldanud. Aga olen kuulnud et teistel on. Aga praegu järjest enam selliseid just rauddiiglütsinaadi vormis rauapreparaate on müüki tulnud, et kindlasti soovitame just sellist vormi soetada ja koos C-vitamiiniga. Et Nutri-Dreamil siis veel lisaks üks väike lisand on seal petersell, aedpeterselli ekstrakt juures. Ja näiteks raua puhul veel hästi oluline see, et võiks võtta, kui kannatab siis tühjale kõhule. Et see on ka üks asi, mida võib-olla alati ei teata, et minu jaoks ka esimene liigutus on see, et hommikul, kui ma veeklaasi joon, siis ma võtan ka selle rauatableti, et äkki ka natukene parandab just imendumist. Just. Ja kindlasti siis, et ühtegi piimatoodet seal juures ei tohi olla, sellepärast, et kaltsium takistab raua imendumist, nii et mõnikord tõepoolest, et koos söögiga rauda võtta ühest küljest on hea, et võib-olla sa saad sealt toidust veel lisaks C-vitamiini, aga seal võib olla ikkagi mõni kaltsiumiallikas, et kõik kaltsiumiallikad muide ei ole ainult piimatooted, et kaltsiumit leidub meil ka köögiviljades ja teraviljades. Kuid ettevaatlik olla nii rauapreparaatide puhul, sama kehtib ka tsingi puhul, et jälgi palun, kas tühjale kõhule võtmine sobib sulle, kõikidele ei sobi, et osadel tekitab see ärritust maos. Einar küsib, et milleks petersell on meie rauapreparaati lisatud, et täpselt samamoodi imendumise parandamiseks ning siis lisaks mikro-makrotoitainete lisamiseks preparaadile. Et oleks selline maksimaalselt hea mõju.
Ühes kapslis on 45 milligrammi. Hetkel ma toitumisterapeudina näen, et arstid soovitavad 50 kuni 100 milligrammi päevas ja päris tihti on olnud selline soovitus läbi käinud, et üks 100 milligrammi, aga siis üle päeva. Et see on sellised, mida ma olen täheldanud, et on erinevat moodi, aga siis inimesed reeglina ikkagi teevad vereproovi, et ütleme siis niimoodi, et lihtsalt niisama ei tasu hakata rauda võtma igaks juhuks. Tuleb teha vereproov, tuvastada, et on probleem rauaga ja ma saan aru, Nelli, et sinul ei olnud probleem mitte hemoglobiini tasemes, vaid sinul olid madal ferritiini tase, mis on siis rauavarude tase veres. Ja, täpselt nii, et kui hemoglobiini järgi võiks ma olla täitsa heas seisus, siis sageli just see ferritiin näitas, et aga mu rauadepood veres on üsna tühjad. Ja, et kindlasti naisterahvastel kõrva taha panna, et kui te annate vereproovi, hemoglobiin on korras, siis kindlasti ei tähenda, et teie rauavarusid on piisavalt organismis, et lasta teha ka ferritiini taseme analüüs. Siis probiotikumitega lõpetasime. Kas sa oled ikkagi ka jätkuvalt noor inimene, aga võib-olla siis noortele alustavatele sportlastele, et ükskõik kas vehklejatele või mitte, aga mõni selline sõnum sinu poolt, et kuidas nagu suunata noori rohkem sporti ja tippsporti, mitte karta, käib ju vahel selline lause läbi, et tippsport on tervisele kahjulik ja nii edasi. Selles mõttes on, et tippsport ei ole tervisesport, aga seda ei peaks ka kartma, et on ju alasi, mis on suhteliselt vähe vigastuste ohuga, ütleme siis nii. Kas vehklemine on pigem selline suure ohuga? Ei ole. Pigem ikkagi vehklemises, ütleme selliseid kontaktvigastusi on suhteliselt 0. Võistluse hetkel tekkivaid vigastusi, väga harva, et tegemist ju ikkagi ongi, et meil ei ole kontaktspordiala, kui sa võtad kas või korvpalli või jalgpalli, kus sul on kas siis palliga või siis vastane ju peab mõnikord sulle viga tegema. Et selles mõttes vehklemises ei ole, et pigem vehklemisega võibki kaasneda ülekoormusest tingitud vigastused, aga eks see sageli, ütleme, võtta minu näide, siis ma olin lihtsalt selline hull, et mulle meeldis lihtsalt nii tohutult trenni teha, et ma sageli, kui öelda puhkepäev on, siis ma ei teinud seda puhkepäeva, et selles mõttes nagu igas asjas peaks olema see tasakaal. Aga võib-olla mida kuidas noori võib-olla spordi juurde saada, on kõige tähtsam on see, et nagu leida see asi, mis sulle meeldib. Et kui sulle ei meeldi jalgpalli mängida, siis see ei ole ainus spordiala, kui sulle ei meeldi joosta üksinda, siis võib-olla just leia spordiala, mida sa saad teha kambas. Et selles mõttes ka mitte karta seda, et proovida ühte ja teist asja, et siis me ju ka saame teada, milles me üldse võiksime head olla. Sest on olemas nii individuaalsport kui meeskonnasport. Just, et see ju sõltub hästi ka sellest, millise inimesega üldse tegemist on. Et kellele sobib selline individuaalne tegemine, kellele ei sobi, kes tahabki just teha teistega koos. Mõni tahab see, et peab kogu aeg olema lõbus see trenn, et siis tulebki leida see lõbus trenn. Et selles mõttes ja ka lapsevanemate seisukohast, et ongi, et las see laps katsetab, et ei pea jääma kohe oma selle esimese valiku juurde ainult, aga samas nagu mitte tulla väga kergekäeliselt ka ära, et näiteks kui üks trenn ei meeldinud, et ma siis kohe loobun sellest. Kust jookseb see piir, öeldakse, et sundida ei tohi, aga samas siis ongi need lapsed, kes jooksevad ühest trennist teise, et siin ei meeldinud, siin on igav, see ka ei meeldi. Võib-olla seal aitaks see, et näiteks, et tuleb kooli aasta lõpuni ära käia. Et nagu selles mõttes, et vanem ei sunni, aga ongi, et kui sa sinna trenni lähed, et käi vähemalt kevadeni pead ära käima. Ja siis, kui ei meeldi, siis leiame sulle järgmise ala. Või ka näiteks on ju lapsi, kes käivad väga paljudes trennides, aga las nad siis käivad, et nad ei pea valima kohe seda ala. Et meil on ju vähe spordialasi, kus tuleb, kus jõutakse tippu ainult noorena, et kui me võib-olla võtame iluvõimlemise, iluuisutamise, et seal sa pead ikkagi väga ruttu tegema selle otsuse, et sa tahad jõuda tippu. Aga väga paljudel aladel hakkab see palju hiljem, et ütleme veheldes ka
jah, noorteklasside tulemused on toredad, on ju, aga kui nad jäävadki ainult sinna noorteklassidesse, noh siis tegelikult ju päris sport hakkab täiskasvanu east. Võtame kas või võrkpalli, kus paljud alustavadki alates seal teismeeast, et ei olegi üldse vaja veel 7-8-aastasel lapsel sinna trenni minna. Et las ta nii kaua teeb midagi muud, aga just see, et see sport peab pakkuma rõõmu, et eks need tulemused tulevad siis ka, kui sa pühendud lihtsalt sellele asjale, aga kui see spordiala sulle ei meeldi, no siis on raske ka pühenduda, et selles mõttes tuleb jah leida see just. Ja selles mõttes ka, et ja ka kõigist ei pea saama tippsportlased. Et ka sinna jõuab ju väga-väga väike protsent, et pigem oleks ju oluline see, et lihtsalt inimestele meeldiks ka pärast see, kui me lapsed oleme, ka hilisemas eas liigutada ennast. Et see on võib-olla kõige olulisem. Millisena või siis kus sa ennast näed, ütleme 20 aasta pärast? +4 + 20. Kes sa oled? No ma arvan, et ma kindlasti olen siis lapsevanem ja ma arvan, et vehklemine ei ole minu elust kuhugi kadunud, aga kindlasti ma tippsportlane Nelli siis enam ei ole. Et ma loodan, et vehklemine jääb osaks minu elust. Kas minust kunagi treener võiks saada, ei tea. Ma olen selle kohta öelnud, et mitte kunagi, aga noh, mu elus on olnud nii palju asju, kui ma ütlen, mitte kunagi ja siis ma ikka teen seda. Et aga eks näis, võib-olla mu ellu tuleb hoopis mingi järgmine. 20 aastat on piisavalt pikk aeg, et seal võib kõike juhtuda. Just, et võib-olla leian hoopis mingi uue asja, millega tegeleda. Suurepärane. Et me hakkame siin tasapisi meie vestlusega lõpetama, et seetõttu kutsun veel üles, et kui keegi tahtis kindlasti midagi põnevat küsida Nelli käest, siis palun tehke seda. Et nüüd on see võimalus. Ja siis nagu lubatud, me teeme kõikide kuulajate vahel täna ära ka loosimise ja loosimises saavad osaleda kõik, kes registreerusid meie tänasele vestluskohtumisele ja kes meid parasjagu ka kuulavad. Nii et selleks, et loosimises osaleda, palun kirjutage chati oma nimi, me teeme selle loosimise kohe siin ära koos Nelliga. Ja seekord siis auhinnaks annan vabad käed ühele siis meie vaatajale. Kingime ühe Nutri-Dreami toote vabal valikul. Et saate ise e-poest valida, mis toode Nutri-Dreami tooteportfellis teile kõige südamelähedasem on. Ja selle me teile siis ka saadame, et ühe võitja siis saame siit täna kätte. Kuulaja Einar küsib, kui tihti dopiku kontroll kiusab. Ja päris tihti kusjuures. Et umbes selline 3 korda aastas käivad nad kodus, aga võistlustel siis on meil ka see, et kui sa jõuad esimese 4 hulka, siis no seal tavaliselt võetakse kas esimene, teine või 2/3 kohta. Et mul eelmise aasta või tähendab selle aasta ja eelmise aasta lõpust kuni siis selle aasta veebruarikuuni oli niimoodi, et ma jõudsin anda seal 4 kuu jooksul vist 6 korda enda proovi. Päris palju. See oli päris palju. Kas sa iga kord nagu ikka natuke pabistad ka? Mine tea. Tegelikult ei pabista, sest ma tean ikkagi ju, mida ma sisse söön, aga no selles mõttes loomulikult ikka mine tea. Ma saan aru, et mitte nagu meelega, aga kuskilt midagi. Ja, et selles mõttes loomulikult ei tea, et on ju näiteid siin küll olnud, kuidas kas või kuskil sööd mingit kana, kes on mingite antibiootikumidega üles kasvatatud ja siis sa sööd selle endale sisse. Et selles mõttes korra loomulikult käib siuke mingi mõte läbi, aga samas kõik on praegu väga hästi olnud. Aga selles mõttes ikkagi kontrollitakse ja ma arvan, et see on väga okei, et kontrollitakse. Rauno küsib, et miks nii tihti kontrollitakse? Sellest, kui mul tehti 6 proovi järjest, sellest 3 tükki oli siis niimoodi, et kuna ma olin võistlustel jõudnud kas siis võistkonnaga või individuaalselt 4 hulka, siis sealt võeti ja siis käis mul Eesti poolt kontroll, siis mul käis rahvusvahelise alaliidu poolt kontroll ja siis käis rahvusvahelise alaliidu poolt uuesti juba kontroll. Et jah, aga ju siis see on nende töö ja las nad seda teevad, et vehklemises küll doping ei ole väga sage nähtus, aga kuna seda ju muudel spordialadel on päris palju, et siis
ja noh, see on ikkagi ju sportlaste tervise huvides see, et ei kasutataks. Mitte see, et keegi tahab sportlastele halba. Et sa ei näe nagu vaenlast selles suhtes endal vastas, vaid see on täiesti loomulik osa tippspordil ja on täiesti õigustatud osa, et esiteks see sport oleks aus ja teiseks ongi see sama, et sportlase enda tervise huvides. Ja, muidugi. Just, täpselt nii. Väga hea. Ma nüüd ootan teie nimesid chati, et ma saaksin loosimise ära teha. Ja tasapisi hakkame siin täna otsi kokku tõmbama. Et kindlasti võite julgelt meile kirjutada ka kas siis siia samma chati praegu või lihtsalt meile meili peale hiljem, et millised teemad teid veel huvitavad, et me järgmistes tervisestuudiotes käsitleksime, et siis arvestame teie arvamusega. Kuna osad siin on kuulanud kõiki meie veebiseminare, siis meil on juba selline tore kogukond tekkinud. Et hetkel siis lasen tõesti kõikidel kuulajatel oma nimed chati kirjutada. Ja mul on üks abiline teisel pool, kes aitab mul siin kontrollida, kas on registreeritud ja kas me saame siit nimed kätte. Et hetkel näen 2 nime chatis. Kas Rauno on registreeritud? Et dopingu kontrollist rääkides, siis meil on siin ka kontroll. No õige. Kõik peab olema ikka kontrolli all. Just, absoluutselt. Nii, kas lisaks Einarile ja Kerstile keegi soovib veel loosimises osaleda? Siis ootame hea meelega. Ja siis kui tekivad sellised head ideed, et millistel teemadel tahaksite järgmise veebiseminare kuulata, siis näiteks võite kirjutada isiklikult mulle. Minu email on diana@nutridream.ee. Kui te lähete Nutridreami kodulehele, sealt ka leiate minu kontaktid, nii et julgelt võite minuga ühendust võtta, kõikide soove võtame kuulda võimalusel. Nelli, millised terviseteemad sulle huvi pakuvad? Kas sulle pakuvad huvi terviseteemad? Muidugi. Selles mõttes see on väga suur osa minu enda elust, just see kõik, kogu see tervis. Millist sellist webinari sina läheksid kuulama? No ma kuulaks, ma arvan, kõike, aga võib-olla eelkõige siuksed, võib-olla tervislik toitumine, just kellegi vaatevinklist võib-olla kuulata. Ja no füsioterapeutidel on lihtsalt juba nii palju teemasid, mida rääkida, et ma arvan, kui siia tuleks veel mõni füsio rääkima, oleks ka väga huvitav. Kas sa meie esimest füsioterapeutiga kuulasid? Just. Kena, tundub, et rohkem nimesid siia meile chati ei tulnud ja kohe saan siit meie loosivõtja täna teada. Ja ma võtan siis loosivõitjaga ise emailidel ühendust ja loosivõitja saab ilusti meile edastada info, millist Nutridreami toodet ta endale sooviks. Ja meie võitja on palju õnne Kersti. Et aitäh, et olid täna siin meiega ja teistele ka kindlasti aitäh ja Einarile suur tänu aktiivse osavõtu eest. Sa oled meiega olnud siin juba 3. korda, ma tean, et ootame sind ka järgmistele kohtumistele ja Kerstiga ma siis võtan ühendust. Suur tänu, Nelli, täna siia tulemast. Sa vist tulid ilmselt Haapsalust lausa, jah? No, ikka. Nii et ja meie stuudio on Tallinnas, nii et tõesti suur tänu. See veebiseminar ja nagu ikka meie kõik vestlused jäävad YouTube kanalile järelvaadatavaks, kes ei saanud täna näha, need saavad järgi vaadata. Ja ma arvan, et see vestlus oli tõeliselt huvitav, inspireeriv ja suured tänud, palju edu, palju medaleid. Aitäh. Neid ma olen ju kogu aeg soovinud. Just ja me kõik hoiame sulle väga tugevalt pöialt ja kogu Nutridreami tiim alati me chatime omavahel kogu aeg, et kuidas Nellil läheb, nii et tea, et me oleme sinuga. Väga tore, aitäh. Aitäh kõikidele. Aitäh.